Tere, armas teeline! Täna alustan mõtisklust 119. psalmi sõnadega. Ja psalmist ütleb nii. Ma ei unusta iialgi su korraldusi, sest nendega sa oled mind elustanud. Sinu oma olen mina. Päästa mind, sest ma nõuan taga sinu korraldusi. Kahtlemata on patt meie ja Jumala vahelise sõprust kõige enam mõjutanud. Vähe sellest, et patt lahutab meid praegu Jumalast, patt ka petab, vigastab, kulutab ja lõpuks hävitab meid. Mõni inimene kuulutab patu lihtsalt elu tavapäraseks osaks. On ju inimloomusele omane lubada endale naudingut. Aga kas suhtumine pattu nii kergelt seetõttu, et see on saanud ühiskonnale väga vastuvõetavaks, ka on õige? Võime ümber patu teema kikivarvul kõndida ja karta, et solvame kedagi, kui nimetame seda õige nimega, aga mida rohkem valime patuga koos mugavalt elada, seda kaugemale libiseme tervistavast sõprusest Jumalaga. Tõesti, iga inimene on pattu teinud ning meie mõtted, ajed, teod ja sõnad teevad haiget kaasinimestele, meile endale ja loomulikult ka Jumalale. Ja lõpuks hävitab patt meie sõpruse Jumalaga, aga Jumal on ennast meile ilmutanud oma seaduse tundmise kaudu, mis heidab valgust meie elus olevale patule. Ja täna ma vaatangi põhjusi, miks andis Jumal meile oma seaduse, millal astub keegi üle Jumala seadusest ja teeb järelikult pattu ning mis või kes aitab taastada läheduse Jumalaga. Niisiis me elame maailmas peibutuste ja kiusatuste keskel. Kohtumõistjate raamatud 14. ja 16. peatükk räägivad meile Simsonist. See oli inimene, keda Jumal oli valinud juba enne tema sündi, sest nii tema emale kui temale oli antud korraldus, et nad peavad järgima jumalike juhtnööre selleks, et Jumal võiks neid oma eriülesandes kasutada. Alati, kui ma mõtlen Simsonile, tuleb mulle meelde Ülemlaulu 2. peatüki sõnad, mis ütlevad nii: võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes rikuvad viinamägesid, sest meie viinamäed õitsevad. Teadupärast rebased ei riku viinamägesid ühe ööga. Nad närivad viinapuu juuri. Nad teevad seda järjekindlalt, nii et lõpuks saaki ei tulegi. Just samasugune lugu on ka patuga meie elus. See ei ole alati ilmselge, aga see juba mõjutab meid. Kuidas siis? Väikeste kompromisside, igapäevaste kõrvalpõigete läbi, need kõik nõrgestavad meie vaimulikku elu. Suur võitlus toimub päriselt ning me kõik oleme selles osanikud. Kosmiline võitlus, mis algas taevas, toimub nüüd ka meie igaühe elus. Suur võitlus kurjuse ja Jumala vahel on tõeline reaalsus. Saatan teab väga hästi, et ta peab sellel ajal, mil meie elame, just enne Jeesuse tulekut välja panema kõik, et takistada meie lähedast sõprust Jumalaga. Võib-olla peibutab sind miski, mis ei pruugi iseenesest olla väär, aga võtab nii palju aega ja energiat, et väga vähe jääb üle Jumala jaoks. Selleks võib ka olla töö, sotsiaalmeedia, ostlemine, sport või ka mõnele toit. Kui vaatame endid teraselt, siis näeme, et igasugune ületarbimine ja tasakaalutus jätab vähe aega Jumalale ja kaasinimestele. Vaenlane teab meie igaühe nõrkusi ja seda, mis laadi asjad meid peibutavad, et me ei võtaks aega Jumalaga koos olemiseks. Oleks tark meeles pidada, et esmalt tuleb otsida Jumalat, enne kui tormame päevatoimetuste ja kõige selle juurde, mis meie teele tulema hakkab. Jeesus mõistab meid, aga ta noomib meie ükskõiksust. Kuigi ta on Jumal, oli ta ka inimene, kes tundis väsimust nagu meie. Ta tundis elu pingeid nagu meie, kuid ta sai kergendust, kui läks üksi palvetama oma isa poole.
Ta teadis, et aja veetmine koos isaga oli parim, mida ta teha võis, et saada jõuda kiusatustega võitlemiseks. Ka meie jaoks on see parim, kindlaim ja ainus tee. Teadupärast Simson langes, sest ta pidas end tugevaks. Ta usaldas kiusatuste võitmisel oma jõudu. Iga päev on meie igaühe ees võitlus patuga, mil hingevaenlane püüab nõrgestada ja hävitada meie sidet Jumalaga. Ta teab meie nõrkusi ja keskendub just neile, et ähmastada meie lähedust Jumalaga ning panna meid tundma oma süüd ja väärtusetust. Kõik see kipub meid Jumalast eemale viima. Saatan tegutseb selle nimel, et muuta meie mõtlemist, meie kavatsusi ja tegevust ning kinnitada siis kanda meie elu mingis osas. Aga sina pea meeles, meie usk aitab jääda püsima ja usk tuleb teadupärast kuulekusest Jumala sõnale. 1. Korintuse 10. peatükis saame lugeda. Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Piiblis on palju sõnumeid, mis räägivad meie sõprusest Jumalaga ja tõketest, mis takistavad meid kasvamast Kristuses. Mõtleme hetkeks Pauluse ja Jeesuse lausutud sõnade üle. Piibel teeb meile üleskutse lõpetada rääkimine sellest, kui head meie ise oleme. Pigem ütleb pühakiri, et olgem alandlikud, nagu Jeesus oli alandlik. Ära lase enese ees pasunat puhuda, nii nagu silmakirjad seda teevad, ütleb Jeesus, et inimesed neid ülistaksid. Tee kõik võimalik, kõrvaldamaks iha oma südamest, sest see segab sinu lähedust Jumalaga. Mattuse 5. peatükist Jeesus kinnitab, aga mina ütlen teile, igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm sind patustama ajab, siis kisu ta välja ja heida minema. Ära ole kaasinimeste suhtes kriitiline ja hukkamõistev. Jumal on ju kohtunik, lase temal selles rollis olla. Mattuse 7. peatükk ütleb, ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Piibel teeb üleskutse lõpetada oma vaenlaste vihkamine. Kui sul on negatiivseid tundeid nende vastu, kes sind halvasti kohtlevad, siis saab sõprus Jumalaga kohe tõkestatud. Hakka oma vaenlaste pärast hoopis palvetama ja vaata, kuidas muutub sinu kõndimine koos Jumalaga ning suhtumine kaasinimestesse. Jeesus teeb üleskutse Mattuse 5. peatükis öeldes, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Ei ole mugav situatsioon. Jeesus käskis meil midagi teha, kui meie käed, jalad või silmad tahavad panna meid patustama. Kas sul on meeles, mida Jeesus käskis meil teha? Loeme Markuse 9. peatükist. Ja kes iganes eksitab, kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellel oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi sind ajab patustama, raiu ta ära, ütleb Jeesus. Sul on parem minna vigasena ellu, kui 2 käega põrgusse kustutamatusse tulla. Ja kui su jalg sind ajab patustama, raiu ta ära. Sul on parem minna jalutuna ellu, kui 2 jalaga olla visatud põrgusse. Ja kui su silm sind ajab patustama, kisu ta välja. Sul on parem minna 1 silmaga Jumala riiki, kui 2 silmaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Äärmuslik on lõigata maha käsi või jalg või rebida välja silm, kuna see paneb sind patustama. See käsk oligi mõeldud äärmuslikuna, aga just nii tõsine ongi patt ja selle mõju meie elus Jeesuse silmade läbi nähtuna. Aga kui tõsiselt sina pattu võtad?
Jumal võtab vaimset mõjutust tõsiselt. Ta ütleb, kes iganes pahandab ühe neist väikestest, kes minusse usuvad. Markus 9. peatükis Jeesus paneb suure vastutuse neile, kelle teod, hoiakud või eeskuju viivad teisi, eriti haavatavaid või just pöördunuid, pattu tagasi. Milline põhimõte siit koorub? Patt ei ole ainult isiklik asi, vaid patt on seotud suhetega. Kellegi Kristusest eemale juhtimist käsitleb Jumal tõsise kuriteona. Patuga tuleb tegeleda radikaalselt, mitte pealiskaudselt. Kas sa mäletad, mida Jeesus ütles? Kui su käsi, jalg, silm ajab sind patustama, siis raiu see maha, kisu see välja. Peab kohe ütlema, et Jeesus ei kiida heaks enesevigastamist, vaid kasutab tugevat kujundit, et näidata, et poolikud meetmed patu vastu astudes on ohtlikud. On oluline märkida. Piibel ei tee meile üleskutset pattu ohjeldada, vaid see eemaldada. Kõigega, mis meid pidevalt patu poole tõmbab, on vaja otsustavalt tegeleda. Edasi lükatud kuulekus on tegelikult varjatud sõnakuulmatus. Igavene elu on iga ajutist kaotust väärt. Mida Jeesus ütles? Parem on sul vigasena ellu minna, kui 2 käega põrgusse. Jeesus vastandab korduvalt ajutist ohvrit igavese tagajärjega. See, millest me praegu loobume, on tähtsusetu võrreldes sellega, mida me Kristuses võime saada ja saamegi. Miski, millest me päästmise nimel loobume, ei ole võrreldav sellega, mida me selle tagasilükkamisega kaotame. Piibel kinnitab meile, et viimane kohtuotsus on reaalne ja seda ei peaks me täna alahindama. Jeesus ütles, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Jeesus rõhutab vastutust, korrates seda fraasi, rõhutades viimse kohtuotsuse tõsidust ja kahetsematu patu pöördumatut olemust. Niisiis saame öelda, et kohtumõistmine ei ole sümboolne retoorika, see on reaalne tulemus. Veel saame öelda, et arm ei kõrvalda tagajärgi, see pakub nende eest pääsemise võimalust. Niisiis Jeesuse hoiatused on halastuse, mitte ähvardamise teod. Iisrael seisis kord Siinai mäe jalamil, ohutus kauguses, nii nagu Jumal oli korralduse andnud. Sest 2. Moosese raamatu 20. peatükis öeldakse meile, et Jumal lausus kõik need sõnad seal mäel. Seega need käsud ei ole pelgalt reeglid. Pühakiri nimetab neid 10 sõnaks. Jumala seadus ei alga mitte seadusandlusena, vaid ilmutusena. 10 käsu oht ei seisne mitte selles, et me uurime neid liiga palju, vaid hoopis selles, et me uurime neid liiga vähe, eeldades, et tuttavlikkus võrdubki mõistmisega. Iroonilisel kombel, mida rohkem me aeglustame ja 10 sõnale tõeliselt otsa vaatame, seda rohkem tähendust need paljastavad. Piibel ilmutab meile, et Jumal räägib valjusti, aga ka vaikselt. Siinai mäel ilmutab Jumal ennast järgmiste vahenditega, milleks oli äike, välk ja maavärin. Ometi räägib Jumal 1. kuningate raamatu 19. peatükis Eeliaga vaiksel ja tasasel häälel. Jumal ei piirdu ühe ilmutusviisiga. Jumal on nii suur, kui me vajame, et ta oleks, ja nii leebe, kui me vajame, et ta oleks.
niisiis seadus on Jumala poolt räägitud ja ka kirjutatud. nii 2. Moosese 31. peatükk ja uuesti 34. peatükk, seal öeldakse meile tähelepanuväärselt. Jumal kirjutas 10 sõna oma sõrmega. Nüüd eksisteerib seadus 2 kujul. Jumala poolt räägituna ja Jumala poolt kirjutatuna. Ja see tõstatab ühe tõsise küsimuse. Mida veel Jumal oma käega lõi? 1. Moosese raamatus vormib Jumal oma kätega ka inimkonna, luues nad oma näo ja sarnasuse järgi. Inimesed on ka siis oma looja peegeldus. Seega küsime, kui inimkond peegeldab Jumala iseloomu ja seadus on kirjutatud Jumala enda sõrmega, kas seadus peegeldab ka seda, kes Jumal on? Piibel ütleb meile, et seadus paljastab pattu. 1. Johannese 3. peatükk defineerib pattu kui seaduse rikkumist. See annab meile selguse, mis toimub ja kus me oleme. Rooma 3. peatükk lisab, seaduse kaudu tuleb patu tundmine. Seega on seadus diagnoosiv, aga see ei ravi meid. See tuvastab haiguse, kuid ei paku ravi. Miks on diagnoosimine oluline? Inimolukorra mõistmiseks on pühakiri vankumatu. 51. psalm räägib vormitud ülekohtust ja Jeremia 17. peatükk ütleb otse, et meie süda on petlik. Seega langenud loomus ei saa ennast ise terveks ravida. Seadus teadupärast ilmutab, mis on patt, miks me vajame armu, miks pääste peab tulema väljaspoolt meid. Aga ravimiseks vajame Kristuse verd ja pühavaimu tööd meie südames. Kuid seadus ilmutab ka Jumalat. Seadus ei näita meile mitte ainult seda, kes meie oleme. See näitab meile ka seda, kes on Jumal. Ja seadusest ilmneb ja Piibel ütleb otse, et Jumal on täiuslik. Pühakiri kinnitab korduvalt Jumala täiuslikkust. Näiteks psalm 18 öeldakse, Jumala tee on täiuslik. 5. Moosese 32 teatab, tema töö on täiuslik. 2. Saamueli 22 ütleb, Jumala tee on laitmatu, issanda kõne on sulatatud puhtaks. Ja Mattuse 5. peatükis Jeesus ütleb, olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie isa taevas on täiuslik. Seadus on täiuslik. Pange nüüd tähele paralleeli. Psalm 19 ütleb, issanda seadus on täiuslik. See seos on taotluslik. Kui Jumal on täiuslik ja Jumala seadus on täiulik, siis peab seadus peegeldama Jumala iseloomu. See muudab käskude tähendust täielikult. Need ei ole suvalised käsud ja keelud. Need on portree Jumala moraalsest iseloomust, valatud sõnadesse. Kui inimestel on vahest seadusega raskusi, pole probleemiks sageli mitte kuulekus, vaid suhtumine ja suhe Jumalaga. Kui seadus peegeldab Jumala iseloomu, siis seaduse hülgamine on lõppkokkuvõttes Jumala enda valesti mõistmine. Jumala tundmine tähendab seaduse teistsugust nägemist ja seaduse õige nägemine tähendab Jumala selgemat nägemist. Jeesus ise selgitas väga jõuliselt ja lühidalt, milline oli tema side seadusega. Ta ütleb seaduse kohta Mattuse 5. peatükis, ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma, ütleb Jeesus. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Samamoodi nagu lapsevanemad seavad oma lastele piirid,
mis väljendavad nende väärtushinnanguid, räägib Jumala seadus tema iseloomust ja sellest, mis on tema jaoks oluline. Jumal andis meile oma seaduse, et kaitsta meie lähedust temaga ja üksteisega. Ta teab, et tema seadus juhib meie elu kõiki tahke, kui kasvame temas. Kes poleks olnud hädas patu kohutavate tagajärgedega, mida seadusest üleastumine on meist igaühele põhjustanud. Armastus Jeesuse vastu on seaduse tuum. Jeesus ütles, kui te armastate mind, siis pidage minu käske. Kui me siiralt Jeesust armastame, siis on meie jaoks loomulik pidada tema seadust. Kui me näeme selgelt tema seadust, tunneme sundi armastada Jeesust rohkem. Ja parim viis, kuidas edendada armastust Jumala vastu, on hoida alati silme ees risti ning seal meie asemel surnud Kristust. Just sellepärast käib evangeelium käsikäes seadusega. See tähendab, et kui tahes palju me usume seadusesse ja selle pidamise tähtsusesse, tuleb meil ikka meeles pidada, et õiguslikul alusel mõistab seadus meid Jumala ees alati ainult hukka. Seadus ei andesta iialgi, ei mõista iialgi õigeks ega lepita iialgi. Vastupidi, see näitab, miks vajame andestust, miks vajame õigeks mõistmist ja miks vajame lepitamist. Just seepärast käib evangeelium koos seadusega käsikäes ning seaduse mõistmise aluseks on Kristuse surm meie eest, mis ei mõista meid õigeks mitte seaduse pidamise tõttu, vaid usu kaudu. Rooma 3. peatükk ütleb, me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, seaduse tegudest sõltumata. Rooma 4. peatükk teatab, jah, seda tõotust, et ta saab maailma pärijaks, ei antud Abrahamile ega tema soole seaduse kaudu, vaid usuõiguse kaudu. Sest kui need, kes on seadusest, oleksid pärijad, siis oleks usk muutunud tühjaks ja tõotus oleks tühistatud. Sest seadus soetab viha, aga kus seadust ei ole, seal ei ole ka üleastumist. Seepärast siis on pärijaks saamine usust, et see oleks armust ja tõotus jääks kindlaks kogu soole, mitte ainult sellele, kes on seadusest, vaid ka sellele, kes on Abrahami usust, kes on meie kõikide isa. Kui Paulus kirjutas galaatlastele 2. peatükis, siis ta vormis selle teema järgnevatesse sõnadesse. Aga teades, et inimene ei saa õigeks seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse, siis oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et saada õigeks usust Kristusesse ja mitte seaduse tegude kaudu, sest seaduse tegude kaudu ei mõisteta õigeks ühtki inimest. Galaatia 3. peatükis ta lisab, Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest, kui tema sai needuseks meie eest, sest on kirjutatud, neetud on igaüks, kes puu küljes ripub. Ja kui Paulus kirjutab Filiplastele 3. peatükis, siis ta ütleb nii, et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, sest see, mille Jumal annab usu peale. Jakobuse 1. peatükis öeldakse, aga olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad, isendit pettes. Enesepettus on tõeline reaalsus. Me võime väita, et oleme kristlased, alati oleme kirikus kohal ja isegi regulaarselt loeme piiblit, aga mitte aktiivselt Jeesust järgida. Mattuse 7. peatükis Jeesus räägib sel teemal järgnevat. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?
ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Me võime Jeesust järgida, aga mitte kunagi teda tundma õppida. Niisiis siin on tegemist teadmise ja kogemusega. Isikliku kogemuse kaudu teada saamine, see on midagi. Me võime kaduda, oodata samal ajal päästmist. Enesepettus on reaalne, eriti kristlaste seas, sest Jeremia 17. peatükk kinnitab, süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud, kes suudab seda mõista. Siin on kristlaskonnas laialt levinud probleem. Paulus kirjutab roomlastele 10. peatükis, vennad, minu südame soov ja eestpalve Jumala poole Iisraeli laste eest on, et nad pääseksid. Ma tunnistan neile, et neil on indu Jumala suhtes, kuid mitte tunnetuse kohaselt, sest nad ei mõista Jumala õigust ning püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele. Siit tekstist ilmneb, et nad ei olnudki päästetud. Luuka 18. peatükk räägib variserist ja tölnerist. Mõtlemine, et ta on oma heade tegude, paastumise ja kümnise maksmise tõttu teistest parem, siis tema kõrval oli tölner, kes läks õigeks mõistetuna koju. Variser aga, millisena tuli, sellisena läks ka oma teed. Paulus kirjutab 1. Korintuse 9. peatükis. Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks, ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses, et võita need, kes elavad seaduseta. Sina võid ka olla see, kes on evangeeliumi levitaja, kuid olla ometi kadunud. Galata 5. peatükk ütleb, teie, kes te tahate saada õigeks seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. Sa võid ju mõelda, et seadus või head teod sind saavad päästa, aga selline hoiak tõrjub Jeesuse sinu elust kogunisti välja. Mis meil on vaja Kristusega ühenduses meeles pidada? Esiteks, Jeesus suri minu pattude eest. See oli täiuslik asendusohver. Ta tõusis surnust üles ja istub isa paremal käel. Jeesuse Kristus ja tema poja veri puhastab meid kõigist pattudest. Küsimus on, kas need faktid päästavad mind isiklikult? Kas mul on päästev usk? Ja siin ma olen pannud kirja 5 võtit, kuidas liikuda mõistusega arusaamiselt südamega arusaamisele. Johannese 17 ütleb, aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Siin on jutt kogemusest, isikliku kogemuse kaudu teada saamisest. Ja esimene võti, vaata, suuna oma pilk Jeesusele Kristusele kõiges ja alati. Sest ilma Kristuseta pole olemas igavesti elu. Evangeelium ei räägi Jeesusest. Evangeelium on Jeesuses. Kristus meie õpetustes, Kristus sõnas, Kristus suhtluses, Kristus religioonis, Kristus igapäevases elus. Paulus igatses, kui ta ütles Filippi 3, et mind leitaks tema seest. Kelle seest? Kristuses olevana. Ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks. Teine võti, ettevaatust. Pöördu ära enesekesksusest, eneseõigusest
ja enesepingutustest. meie enda nõndanimetatud head teod, õigusseadusest, aga mitte Kristuselt. on olemas ka pseudoõigus, näiline kuulekus ilma armastuse ja usuta. võib-olla sinagi oled seda kohanud seaduse tähte ilma selle vaimuta, hukkamõistu ilma pöördumiseta, kohtumõistmist ja silmakirjalikkust, liigset enesesse keskendumist seaduse pisiasjadele tähelepanu osutades, kuigi ma pole ise üldsegi veel päästetud. väga lihtne on manduda tegude kaudu taotletud õigusele, keskenduda iseenesele. selle asemel olgu õigus usust. meie eesõigus on keskenduda Jeesusele. 3. võti. kummardamine, alistumine. meie eesõigus on öelda Jeesusele jah ja oma tahe ja tee Jeesusele allutada. mida ma sellega öelda tahan? loobu oma tahtest ja oma teest. alistu Jumala õigusele. sa oled ilmselt kuulnud seda teksti, aga loen täna veel üle Galaate 2. peatükist. Paulus ütleb, et ent nüüd ei ela enam mina. aga sedasama fraasi saab ka ümber sõnastada. nüüd on saabunud aeg, kus mina enam ei ela, vaid Kristus elab minu sees. ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest. ja 4. võti kõlab. usu, võta vastu Kristus, kes elab ja valitseb sinus. las Kristus saab sinus paikseks ja asub sinusse elama. sest Paulus Efeesuse 3. peatükis ütles, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Rooma 8. peatükis Paulus ütleb, aga kui selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratanud on, teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. niisiis, nagu sa märkasid, püha vaimu kohalolek elus taltsutab meie patuseid kalduvusi. meie elu on nakatunud patuga, mis lahutab meid Jumalast. ometi kutsub Jumal meid tundma ja armastama teda kogu oma mõistuse, südame, hinge ja jõuga. kui seda teeme, siis armastame loomult rohkem ka kaasinimesi. selline armastus Jumala ja kaasinimeste vastu on kätketud Jumala seadusesse, mis on antud selleks, et kaitsta ja hoida meie sõprust temaga ja meie ümberolijatega. Jumala seadus on tema iseloomu kaunis peegeldus ja kui saame tema seadusest aru, muutub meie sõprus temaga vaieldamatult tugevamaks. Peatse kohtumise.